Ei ole enam vaja midagi selgeks teha. On vaja elada nii, et tõde ei pea karjuma. Armastuses kasvamine ei küsi, kuidas ma sind muudan. Ta küsib, kuidas ma jään terveks, kui sa oled teistsugune. Mina valin strateegia, ma hoian oma piire. Ma ei loe sinu mõtteid, ma ei tõlgenda sinu vaikust, ma ei paranda su valu. Ma hoolitsen oma närvisüsteemi eest, oma keha eest, oma rütmi eest, sest ainult rahulik inimene ei sekku. Sina valid strateegia, sa ei pea kirustama, sa ei pea toestama, sa ei pea õigustama, sa ei pea vastama. Sa kuulad, mis sinus liigub, ilma et peaksid kohe järeldama. Ja kummaline on see, kui keegi ei suru, siis tõde hakkab ise tõusma. Raamatud ütlevad seda erinevate sõnadega, aga mõte on sama, armastus ei valitse, kohalolu ei sunni, kasv ei allu käsule, sügav side ei vaja kontrolli. Üks hääl ütleb, ära hoia kinni sellest, mis ei ole sinu kanda, teine ütleb, oled truu sellele, mis on sinu vastutus. Ja kolmas sosistab, usalda elu rohkem kui oma mõistust. Psühholoogiliselt on see küps käitumine. Ma reguleerin ennast, mitte sind, ma märkan oma impulsi ja ei tegutse selle järgi, ma luban teisel kanda oma tagajärgi. See loob turvalisuse holistiliselt, on see kooskõla, kaks rütmi ei pea kattuma, kaks teed ei pea ühinema. Austus ei vaja ühest kogusust, see loob rahu vaimselt, on see alistumine, mitte nõrkus, mitte kellegi tahtele, mitte süsteemile, vaid eluvoolule, mis teab rohkem kui meie hirm, kelle peale tootuda. Oma hingamisele, oma kehatundele, oma sisemisele kompassile, ajale, mis küpsetab ilma vägivallata, mitte teisele inimesele kui päästele. Ja kui me kunagi kohtume uuesti, siis mitte selleks, et jätkata pooleli jäänud, vaid selleks, et austada seda, mis meid õpetas. Kui mitte, siis ka see on õige, sest armastus ei tähenda koos jäämist. Armastus tähendab murras sind, et mind oleks kergem armastada. Viimane vaikne tõde, ma olen olemas. Ma ei sekku, ma ei kontrolli ja just nii kasvab armastus. Ja edasi ka lahus. Ka lahus.